ja kivid elasid juba ammust ajast koos suurel põllulapil. Põllul olles ei olnud märgata mingeid erinevusi kahe rahva vahel. Nii kivid kui kartulid olid ühtmoodi mullased. Sotsiaalmajanduslike muudatuste tõttu sai kartulite seas võimust rahvust parempoolne partei nimega Bismarcki pruunikesed. Kartulite seas hakkasid levima kivivastased meeleolud. Väideti, et kivid on iseloomult külmad, tuimad ja südametud olendid. Seevastu on kartulid sotsiaalselt kokkuhoidvad ja töökad. Mingi aja jooksul muutusid pinged kahe enne sõbralikult koos elanud grupi vahel välja kannatamatuks. Pingete tipuks oli sündmus, mida tuntakse ürikutes kui munakiviteed öö, kus kõrvaldati üheskoos kõik opositsioonilised kivid. Selline samm sai ajendiks avalikuks sõjategevuseks. Mõlemad rahvad mobiliseerisid kiirelt oma väed. Üksteise vastas seisid hästi varustatud ja distsiplineeritud üksused. Maad hoidsid vagu haaval. Suve keskseks olid mõlemad pooled kinni jooksnud. Algas tõeline kurnamissõda. Oli vaja kiiret lahendust. Selle jaoks rakendasid mõlemad pooled oma heledamaid päid. Sügise alguseks tuli kivide ajutrustist midagi, mille jõud ja julmus sai võrrelda ehk vaid talve kõike hävitava mõjuga. Selle teoreetilise aluse pani kokku üks põldude helgivaid päid, professor Einstein. Projekti nimeks sai T100. Õnnetuseks puhastas T100 põldu ühtmoodi nii kartulitest kui kividest.